Hei, mõnusat õhtupoolikut sulle või mis iganes ajal sa kuulad seda. Tulen räägin sulle natukene oma detsembri sündmustest, mis Tartus toimuvad. Ja peagi on tulemas ju jõulud ka, et kibekiireid toimetusi on kindlasti kõigil käed-jalad täis, nagu minulgi. Et mina joonistan ja kaneldan siin mandalaid praegu suure hoolega. Ja kui mandalatest rääkida, siis 10. detsember ongi mandala joonistamise töötuba mul selle aasta viimane siis ja millal uus tuleb järgmisel aastal ei oska öelda, kas tulebki üldse, et vaatan tunde pealt ja kui on küsijaid, siis teen. Aga siis ja sellel kuul siis 10. kuupäev Tartus Kalevi 13 aadressil on mandala joonistamise töötuba. Ja see on nagu üliäge kogemus nii minule kui nendele osalejatele, sest see paneb hästi palju proovile just nende mustrite osas, mis on koolis saadud, et näiteks, et sa ei oska joonistada või et mingi asi peab kindlasti olema nii, nagu on keegi sulle õpetanud. Et see mandala joonistamine on see, kus on lihtsalt oluline see põhi, mis sa teed, sest sul on mugavam siis edasi joonistada täpselt nii, nagu sina tahad. Et mina siin praegu teen ühte värvilist mandalat, et põhi on mustaga ära joonistatud ja nüüd siis hakkan värvima ja selle mandala nimi on Armastus ja ta küsis värve. Nii et kuigi hästi populaarsed mandalad on kuldsed, mida minult tellitakse kogu aeg ja ostetakse, siis tegelikult mulle endale meeldib musta pliiatsiga palju rohkem joonistada, sest see on selline hästi konkreetne ja mustvalge. Aga sina võid joonistada seal töötoas täpselt sellise mandala, nagu sina tahad, et ma võtan kaasa ka värvipliiatsid, aga põhiosa siis teeme ikkagi musta markeriga, musta ja hästi peenikese markeriga. Et see on 0,2 punkti. Ei tea, kas siit näeb? Ei näe. Aga see ei olegi oluline. Igal juhul praegu on hästi populaarsed ise tehtud kingitused ja mis siis, kui sa joonistadki oma kallimale, ma ei tea, joonistad või oma lapsele, oma kaaslasele või siis iseendale, sest ise oled sa ju ka endale kõige kallim, just täpselt sellise mandala, nagu sina tahad ja paned sinna kõik soovid sisse, sest teadupärast on ju mandala tegelikult manifesteerimiseks tulnud siia meile, et sa saad sinna sisse panna kõik, mida sa soovid, midagi imelist ja midagi ilusat ja miks mitte teha selline kingitus siis tõesti kas iseendale või siis kellelegi oma lähedasele või sõbrale. Ja 10. detsember, aga üks päev enne seda on siis 9. detsember reede on minu selle aasta viimane nõiakool. Ja see tundub ka päris äge tulevat, sest et näidatakse seda, et oluline on praegu siis tegelikult ka alati muul ajal, aga just praegu on teha seda iseendale, seda tühja ruumi sisse, kuhu sa saad luua seda iseenda kõige paremat ühendust, kõige paremat elu, mis iganes, tervist, et lihtsalt läbi lõigata neid kõiki teisi ühendusi, mis pole sina enam, mis ei kuulu sinule ja kõik need igasugused erinevad programmid, mis sa oled kaasa sündides saanud oma vanematelt ja mis mitte kuidagi enam sind ei teeni, sest et praegu on aeg teine. Praegu on maa energeetika teine ja kõik muutub, kogu aeg on kõik muutumises. Ja sina saad siis seekord ka lahti lasta kõigest sellest ja see tühi ruum on hästi-hästi oluline, kas või selle jaoks, et saada vaikus iseenda sees, et ei jookseks mingisugust mula kogu aeg. Ja selle tühja ruumi peale saab ehitada siis päris enda tõelist olemust. Võib-olla ehitada oleks vale sõna, sellepärast et selle oma tõelise olemusega sa lihtsalt saadki ühendust seda, kui sinu sees on vaikus ja sind ei mõjuta need välised faktorid.
ja kõik need juurde õpitud programmid. Ja need viimased ruumid on nagu näidanud, et seda on vaja hästi palju. Mida ma kindlasti teen, on viin sind alati sellisele rännakule ja kui sul on endal mingisugused teemad üleval, siis need saab alati ruumi tuua ja vaadata, lahendada, lahustada, mis iganes on vaja sel hetkel teha. Näiteks eelmine kord oli teema, mis küll tuli paar päeva enne sündmust, tuli sisse, oli see, et taotluste kirjutamine, et hästi palju küll inimesed kirjutavad taotlusi, aga tegelikult nendel taotlustel ei ole energiat taga ja need taotlused ei lähegi tööle. Ja siis me tegimegi sellist asja, et kirjutasime taotlusi ja lugesime neid üle uuesti ja vaatasime, kus on energia ja kus ei ole ja seal, kus ei ole energiat, seal saab alati muuta. Ja tookord sai räägitud ka sellest, et me ju võime kirjutada üliägedad taotlused, aga kui sa ei usu seda, mida sa enda ellu küsid, sa ei usu, et see sul kunagi olema saab, siis see taotlus ka ei tööta, seal pole energiat taga, et sul on hästi oluline vaja uskuda, et ongi mitu võimalust, et kas sa siis kirjutad selle valmis ja sa siis kogu aeg kuulad seda ja loed seda, kui ühel hetkel sa hakkad uskuma seda või siis kirjutad kohe sellise taotluse, kus on energia ka taga. Aga see oli eelmine kord ja kindlasti ju on alati erinevaid teemasid, mis veel ruumi tulevad, sõltuvad inimestest, nii et täiega oled oodatud siis 9. detsembril Sunsen stuudiosse õhtul kell 18:30 Tartus. Et mina olen väga positiivselt meelestatud ja täiega ootan juba seda sündmust, sest viimane kord oli nagu tõeline tänutunne tuli sisse ja selline kodutunne tuli sisse, et see on see, mida ma teen siin ja see oli nii äge lihtsalt. Need on siis 2 põhilist sündmust, mis toimuvad Tartus. Ja eelkõige see video oligi selle jaoks, et rääkida nendest 2 minu sündmusest Tartus. Aga ma räägin ka Tallinnast. Tallinna Nõiakooli kuupäev on hetkel veel õhus, sellepärast et kuigi mul iga kord energiad ütlevad, millal tuleb teha, siis ma seekord veidikene jönnin vastu, aga ma vaatan ja see üsna pea see sündmus tuleb ülesse. Aga üks üliäge sündmus on tulemas veel. Tallinnas on 11. detsember, see on pühapäev ja see on Teadvusteraapia Keskuse sünnipäevapidu, selline avatud ustega päev. Et seal toimuvad tasuta loengud. Seal saab teha hommikul näiteks tasuta joogat. Mina pean ka sellise tunnise, ma ei pea seda loenguks, aga ma räägin tunni aja jooksul siis tervisest ja toitumisest läbi alternatiivse vaatepunkti. Ja miks ma seda teen, on see alternatiivne vaatepunkt, et miks ma just seda kasutan, on see, et ma olen õppinud toitumisnõustajaks ja minu elus on olnud viimase 10 aasta jooksul siis hästi palju katsetamisi toiduga. Ja ma olen aru saanud, et see, mis näiteks riiklikul tasandil õpetatakse, mis on riiklikud toitumissoovitused, et need tegelikult üldse inimestele ei sobi, et midagi on nagu kuskil nagu hästi paigast ära ja siis ma räägin nagu oma vaatepunkti sellest ja oma katsetustest ja oma kogemustest, mis mu keha peal olen teinud. Teine asi siis on see tervise teema, et kuna ma olen tulnud välja 2 läbipõlemisest ja sellega olen ma totaalselt kaotanud tervise, siis mul on olnud nii, et üle 10 aasta tagasi juba ma ei saanud oma perearstilt abi selles osas. Ja viimane kogemus on peale seda teist läbipõlemist, kus tegelikult sind pigem tembeldatakse psühholoogiliselt haigeks inimeseks, selle asemel, et nagu mingit muud toetust saada. Ja siis ma räägin selle osa ära, et miks ma hakkasin metameditsiini õppima ja miks on minu vaatepunkt selline, et kui võtta ära energeetiline põhjus tagant, et siis on võimalus sekunditega inimest panna tervenema. Ja ma olen saanud nagu selliseid kogemusi küll
aga ühe päris suure kogemuse sain ma tegelikult suht hiljuti, et nädal tagasi, kus mulle väga kallis hing põhimõtteliselt tervenes üleöö. Võib-olla oli ta juba kohe suures tervenemises, aga ma lihtsalt ei näinud seda, sest ma magasin, aga see oli see muutus, kus sa lähed õhtul magama ja hommikul ärkad üles, sa näed teda teistsugusena. Ja seda ma tahan kindlasti teile jagada, et see oli nagu nii totaalne tõestus selle kohta, et on võimalus terveneda nagu ülikiiresti. Ja ma nagu olin nii ülipositiivselt meelestatud ja fantastiliselt meelestatud ja kuigi seda tervenemist ei teinud mina, siis see inimene, kes seda tegi, siis ma täiega laadisin kogu selle õhtu alla selle inimese energiat ja piisas ainult sellest, kus minu energiaväljas juba hakkasid muutused tekkima. Et ühesõnaga, ma jagan kõiki neid kogemusi seal. Et saab olema midagi väga toredat, seal on võimalus endale osta siis erinevaid tooteid veel, valida siis lühiseanss, et need on küll tasulised, aga see tasu on imeväike, mis sul tuleb maksta. Ja mis siis, kui sa selle lühiseanssiga saad hoopis endal mingisuguse ka päris ägeda muutuse ellu. Nii et ma võtan kaasa oma mandalad ja mul on ka mandalakaardid seal. Jaa, seal on üks loos ja minu loosis on ka võimalik saada. Joonistasin sellise mandala, siis see läheb loosipakki ja sellele mandala ma kirjutan juurde ka sõnumi, et mida see mandala kannab ja mida siis tema uus omanik sealt teada saab. Jah, ja mandalakaardid on minult ja võimalus loosipakis saada ja siis poole hinnaga minu teraapiasessioon. Nii et seal on veel kõike põnevat ja seal on õhtul väikene selline pidu ka, nii et Tallinnas Teadusteraapia Keskuses, Valli 4, see on täiesti vanalinna ääres, seal Viru väravate juures, imeline koht. Et mulle väga meeldib Tallinna vanalinn ja ma täiega armastan seal jalutada. Nii et pane endale siis need kuupäevad kirja. 9. detsember, 9. detsember, 10. detsember, 11. detsember, 3 järgmist päeva nagu on nii ägedad, et sina ise saad valida, kuhu sa tulla tahad. Ja nii äge oleks sind kohata. Ükskõik kus siis, kas Nõiakoolis või Mandala töötoas või Teadusteraapia Keskuses. Ja alati võid tulla tere mulle ütlema. Ja igasuguseid mõnusaid taotlusi saab ju nendeks päevadeks panna ka juurde. Et kuidas kõik imeliselt ära loob. Nii et aga tšau praegu ja kohtume üsna varsti.